olen ohutusjuht Fermi Energias ja võib-olla natuke nende taustast, et miks ma üldse olen või tohin rääkida või olen pädev rääkima tuumaenergeetikast, siis alustasin oma ülikooliõpinguid Tehnikaülikoolis, kus õppisin elektriajameid ja jõuelektroonikat ehk siis elektrimootoreid ja siis oma magistri tegin Rootsis tuumaenergeetika valdkonnas ja jäin sinna edasi doktorantuuri, kus siis juba uurisin täpsemalt erinevaid uue aja reaktoreid. Minu spetsiifiline töö oli siis vedelmetall jahutusega tuumareaktorite primaarahela simuleerimine arvutiga. Samuti ka eksperimentaalset tööd ja päris palju said tehtud tööd ka erinevate Euroopa... Vaata, millal on see kummivipa nagu sees, need ei lähe niimoodi. Vaata, niimoodi, väga hea. Ühesõnaga, sai tehtud palju tööd ja nüüd olen Eestis tagasi. Fermi sai asutatud 2019. Fermi koosneb siis päris paljudest Eesti tuumaenergeetikutest ja muudest inimestest, keda ühildab või kelle ühine soov on see, et Eestisse tuumajaam rajada. Aga räägime siis täpsemalt, et mis on siis probleem. Probleeme on meil kahjuks palju. Meil on väga erinevate nurkadega probleeme, aga üks väga suur probleem kogu maailmas on meie kliima ja see, mida me selle kliimaga ette võtame. Kahjuks on asi läinud nii kaugele, et need eesmärgid, mis erinevad riigid on endale võtnud, et kliima saavutada siis võimalikult vähene kliima soojenemine, siis tundub, et järjest raskem ja raskem on neid eesmärke täita. Kui me vaatame üldiselt kogu maailma, me räägime, tihti aetakse segamini energia ja elekter, sest räägitakse energiakriisist ja räägitakse elektrikriisist ja tegelikult meil on mõlemad. Aga energia on siis see asi, kus elekter on sees, kõik energia, soojusenergia, samamoodi ka autod, laevad, lennukid, ehk siis kogu energiamiks. Ja kui vaadata seda pilti, siis must osa on see, mis on siis fossiilsetel kütustel baseeruv. Mis on ka siis see osa, mida me peame siis dekarboniseerima või siis kus on vaja seda tööd teha ja seda tööd on palju. Elekter loomulikult on ainult väike osa sellest, aga ka elektri tootmisel peame me siis kasutama CO2 neutraalseid tootmisviise. Kui nüüd rääkida elektrist ja elektrikriisist, mis on meil samuti, siis vaadates regiooni ja meie siis turgu tervikuna, siis väga paljudes riikides pannakse jaamu kinni. Ja see tuleneb mitmest asjast. Ühelt poolt on jaamad lihtsalt vanaks jäänud, samamoodi nagu meie Narva jaamad vananevad ja iga aasta tuleb kontrollida, kas nende katlad kehtavad veel aastakese või mitte, siis samamoodi ka teistes riikides. Viimased peaaegu 10 aastat me oleme rääkinud või vähemalt meil on räägitud seda juttu, et ärge muretsege, et elektrit turult saab, aga seda räägivad meie naabrid ka. Ja Soome, Eesti, Läti, Leedu on ikkagi netoimportijad, mis tähendab, et me ostame elektrit üldjuhul sisse. Netoeksportijad on siin meil Rootsi ja Norra ligidal. Rootsi siis on pool oma elektrienergiast, suurusjärk pool on hüdroenergia ja pool on tuumaenergia ja siis Norra, kellel on hästi ilusad mäed ja suured jõed, siis on peaaegu täielikult hüdroenergia peal või elektrienergia peal. Loomulikult on lisaks veel selle tootmisvõimsuste vähenemine. Lisaks sellele on meil ju ka desünkroniseerimine Venemaa ja Eesti vahel, ehk siis me läheme Vene võrgust välja ja liitume siis Euroopa võrguga. Nii. Eelmine aasta, mida me siis kuidas me Eestis elektrit tarbisime?
Suur osa, 40%, 42% fossiilkütused. Need on siis põlevkivi või siis maagaas. 30% me ostsime sisse välismaalt, peamiselt Soomest. Ja siis suur osa on ka biomass või biogaas ja siis tuult ja päikest ka. Et kui me mõtleme, kui öeldakse taastuvenergia, siis taastuvatel alla loetakse päike, tuul ja biomass, biogaas ka, ma arvan, mingil juhul. Aga põhiliselt on see biomass, on see suur osa sellest taastuvenergiast, mida Eestis toodetakse. Ehk siis, et kui aasta-aastalt me näeme, et meie taastuvenergia osakaal meie elektritootmisest tõuseb, siis peamiselt tuleb see biomassi pealt, et tuult ja päikest on natuke liiga vähe veel. Aga mida see tähendab, et tuult ja päikest on vähe? Järsku lihtsalt teeme rohkem ja on parem. Siin pildi peal on näha, siin on natuke segane, võib-olla natuke liiga palju informatsiooni, aga paremal on selline aastaring. Siin on natukene kehvasti, et see on nagu aasta käib nagu vastu päeva, aga põhimõtteliselt on siin aasta ringi peal siis ära toodud meie 21. aasta elektri tarbimine. Siin on näha, et talvel, eks ole, või ligidal me tarbime rohkem, suvel tarbime vähem. Ehk siis maksimum siin 1600 ligidal megavatti, keskmine selline 1000 ligidal. Ja kui me vaatame siis päikest ja tuult, siis see keskmine tootlus, mingi 130 megavatti, seda on vähe. Seda tuleb väga palju juurde ehitada ja seda ka tehakse. Võib-olla te olete kuulnud, et Saaremaa taha planeeritakse päris suuri meretuuleparke, siis 1000 megavatised. Et see on kõik väga tore, aga 1000 megavatti installeeritud võimsust, see alati ei tähenda, et sa saad 1000 megavatti. Suure tõenäosusega sa ei saa sealt 1000 megavatti, vaid sa saad sealt mingisuguse osa sellest. Ja kui tuul ei puhu, siis loomulikult ei saa üldse. Sellepärast peab ka siis seda tuult ja päikest palju üle dimensioneerima. Seda mitmekordselt rohkem installeerima, kui sul tegelikult seda võimsust kasutada on. Ja kui sa seda teed, siis on vaja ka salvestusvõimsust. Ehk siis me tahame ikkagi panna oma elektrimasinad tööle siis, kui me tahame, mitte siis, kui tuul puhub või kui päike paistab. Ja loomulikult salvestuseks on ka erinevad variandid olemas. Et Eestisse on räägitud palju pumphüdrojaamast. Tänaseks minu teada on isegi 2 projekti. Et üks on Paldiski projekt, mis on suurusjärgus 500 megavatti võimsusega. Ja siis on ka Eesti Energial plaanis Aidu karjääri ligidale rajada pumphüdrojaam, mis on väga hea, sest mida pumphüdro ehk siis need salvestusenergia, elektrienergia salvestusvõimsused, mis nad loovad, on see, et nad võtavad siis, täidavad siis oma seda reservi siis, kui elekter on kõige odavam ja siis, kui elekter on kõige kallim, siis nad nii-öelda toodavad siis selle oma siis gravitatsiooni peal töötava või siis kõrguste vahepeal töötava pumphüdroga elektrit juurde. Aga alati tasub ka meeles pidada, et nad on kokkuvõttes ikkagi netotarbijad. Selles mõttes, et näiteks Paldiski pumphüdrojaam 500 megavatti annab välja võimsust, täisvõimsust. Aga siis, kui ta pumpab, siis ta kulutab 700 megavatti. Kokkuvõttes salvestustehnoloogiad aitavad siis turul seda madalat hinda ja kõrgemat hinda nagu ühtlustada. Aga kokkuvõttes, kuna nad on netotarbijad, siis nad nagu keskmist hinda alla ei too. Siin on võib-olla ka hea näide, et hall joon üleval on siis meie tarbimine eelmine aasta ja siis all on siis tuule ja päikese tootlus konkreetsetel päevadel. Ja päikese puhul loomulikult tuleb tähele panna, et iga öö kukub see tootlus nulli, et need jooned on lihtsalt nii paksud, et see ei paista välja. Aga see selge, igal juhul tuleb päikest tuult juurde ehitada ja tuleb ehitada juurde ka
salvestusvõimsust. Selles ei ole absoluutselt mingit küsimust, ma arvan, et mitte keegi sellega ei vaidle ka. Aga lisaks siis sellele on meil vaja tegelikult mingisugust baasvõimsust, mingisugust garantiid, et sellistel aegadel, näiteks eelmisel aastal sügisel talvel, kus 2 nädalat oli periood, kus tuul peaaegu üldse ei puhunud ja päikest oli hästi vähe, siis isegi kui sul on salvestusvõimsused olemas, siis mingi hetk sa jooksed oma salvestusvõimsusega, sa pead seda salvestust ju ka täitma, ehk siis sul on vaja energiat selleks, et seda salvestit täita. Ja 2 nädalat on aeg, mida lihtsalt hetkel tänapäevaste tehnoloogiatega lihtsalt ei ole võimalik katta. Ja kui me mõtleme, et pole hullu, et ostame siis Lätist või Soomest, siis kahjuks tuulega on niimoodi, et me oleme nii kõrvuti, et kui meil meretuulepargid ei tööta, siis tõenäoliselt ei tööta nad ka paarsada kilomeetrit lõuna pool. Et see kahjuks lihtsalt regionaalselt on nii. Ehk siis meil oleks vaja mingisugust baasvõimsust. Eriti hea oleks, kui veel juhtivat võimsust. Kui me vaatame nüüd erinevaid tootmisliike ja võrdleme näiteks nende süsihappegaasi emissiooni, siis me näeme, et meile meeldiks keskenduda siia, ütleme nii, et kivisüsi maagaas välja jätta, põlevkivi on isegi veel hullem, et seda ei ole vist graafikule mõtet panna, siis teised kaovad lihtsalt ära. Et kui me vaatame siis hüdro, päike, tuul, geotermaal, tuumajaam, ehk siis need on need energia või elektrienergia tootmisviisid, mis siis omavad kõige paremat või kõige neutraalsemat mõju siis meie kliimale ja mida me peaksime siis oma baasvõimsuseks kaaluma. Nüüd tuum on siin hästi väike, eks ole, 6 grammi CO2 kilovatt-tunni kohta, et tundub nagu hästi vähe. Aga igaks juhuks toon välja, et selle 6 grammi sees on kogu elutsükkel, ehk siis see on alates uraanimaagi kaevandamisest ja kuni lõppdemonteerimiseni. Ehk siis see lihtsalt, see number on nii väike ja miks see nii väike on, siis ma räägin natukene edasi. Tuumajaam. Võrdleme siis tuumajaama mõne teise jaamaga. Et kui me võtame kivisöejaama ja tuumajaama ja ütleme, et meil on vaja toota kogu Eesti aastane elektritoodang, ehk siis või elektritarve, mis on umbes suurusjärgus 8 teravatt-tundi, siis meil kulub selleks 3 miljonit tonni kivisütt või siis 25 tonni uraani tuumakütust. Ja loomulikult me teame, et põletamisega tekivad igasugused jäägid ja kõrval, kuidas ma ütlen, põlemisprotsessi kõrvalproduktid, siis tuumaelektrijaamast on üldiselt niimoodi, et kui sa sinna 25 tonni kütust sisse paned, siis sa saad ka 25 tonni kõrgradioaktiivset jäädet sealt välja. Lisaks tekib ka madala ja keskmise radioaktiivsusega jäätmeid ja sellest ma räägin edasi lähemalt, aga seda nii-öelda tuumajäädet tekib ju põhimõtteliselt sama palju, kui sul seda kütust on ja seda kütust on väga vähe. Tuumajaamad lihtsalt selleks, et inimestel oleks silme ees, et kus siis tuumajaamad asuvad Euroopas meil ligidal. Et siin on pildi peal välja toodud, see pilt on vist nõksa vana, sest see Valgevene jaam peaks juba valmis olema ilusasti ja peaks olema ka suur sinine latakas. Aga neid jaamasid on päris palju. Meie teeme loomulikult koostööd põhiliselt Soome ja Rootsi ettevõtetega. Ühelt poolt sellepärast, et nad on meile ligidal, teise pärast sellepärast, et nendel on, Põhjamaadel on päris hea selline käidukogemus ja kuidas ma ütlen, nende jaamade käidukoefitsient on väga kõrge. See tähendab seda, et nad püsivad töös väga suure osa ajast. Aga mis see tuumajaam siis on ja kuidas ta elektrit toodab? Kõige lihtsamalt võiks öelda niimoodi, et tuumajaam on soojuselektrijaam, kus siis köetakse või soojendatakse üles vett. Täpselt samamoodi näiteks nagu tehakse seda Auveres,
ainult selle vahega, et sooja ei toodeta mitte põletamisest, vaid soojus tuleb siis tuumakütuses toimuvas ahelreaktsioonis. Siin on pildil siis surveveereaktor, kus siis primaarahelas vesi ei aurustu, vesi lihtsalt ringleb siis tuuma ja aurugeneraatori vahel. Ja aurugeneraatoris on siis selline sekundaarne ringlus, kus siis toodetakse auru läheb turbiini, turbiin ajab generaatorit ringi ja siis see aur kondenseeritakse tagasi ja liigub tagasi siis aurugeneraatorisse. Põhimõtteliselt, kui siit välja lõigata, siis tuumasurveanum ja see primaarahel, siis tegemist on tavalise soojuselektrijaamaga. Kogu see muu osa sellest ei ole nagu eriti eriline. Et vaatame siis sisse, et mis seal siis reaktoris nii erilist on. Kergveereaktorites, mis on siis reaktorid, mida maailmas on suurusjärk 400 pluss töös. Nende kütuseks on uraanoksiid. Need on sellised pisikesed mustad pelletid, mis käivad siis torude sisse. Need torud on omakorda sellisteks kimpudeks kokku pandud. Neid kimpe kutsutakse ka koostudeks, ehk siis kütuse koostud. Need vardad on survestatud ja kinni keevitatud ja tahked lõhustumissaadused jäävad kütusesse ja ei pääse primaarahelasse, kui need vardad on terved. Ehk siis põhimõtteliselt nii kaua, kuni need kütusevardad on terved, on ka meie kõrgelt radioaktiivsed ained kõik selle sama kütuse sees, kus nad alguses olid. Kui alguses kütust reaktorisse pannakse, kui kütus on nii-öelda värske, siis tegemist on ainult siis uraani oksiidiga, seal ei ole muid aineid, ehk siis on uraan isotoop 238, isotoop 235 ja ta ei ole otseselt ohtlik, et sa saad neid uraani kütusepelleteid saab käega katsuda. Aga kui siis see kütus on tuumareaktoris ära olnud, siis ta on väga ohtlik. See ioniseeriv kiirgus, mis on võimalik sealt saada, on väga kõrge. Ja seega peab siis tegutsema varjestatult või siis pead ennast ei saa nii-öelda käega katsuma minna seda kasutatud tuumakütust. Nii, lõhustumisprotsess väga peeneks ei lähe, aga põhimõtteliselt on selline tore asi, et sa saad ühest ainest, ühest aatomist tekitada 2 uut aatomit, mis on küll väiksemad, on teine aine ja see on teine aine teiste omadustega. See siin, kui pärast on diskussioon või kedagi huvitab, siis me võime minna natukene peenemaks, aga ütleme niimoodi, et lõhustumisprotsessi käigus siis laguneb väga suur ja raske uraani aatom ja selle lagunemise käigus tekivad erinevad osakesed, aga samuti ka need laguproduktid põhimõtteliselt pidurduvad selles kütuses ja siis tekib soojusenergia selles samas kütuses sees. Ohutusest nii palju, et reaktorite ohutus koosneb põhimõtteliselt 2 nagu komponendist. Esiteks on loomulikult see, et ahelreaktsiooni seiskamine. See ahelreaktsioon seisatakse siis erinevatel viisidel, kontrollvardad olete võib-olla kuulnud, samuti ka erinevad muud meetodid, näiteks ahelreaktsiooniks vajalike neutronite siis neelamine mõne materjali abiga, mis on näiteks nagu boor, mis väga armastab neutroneid ja neutronid armastavad boori ja kui sa selle boori sinna reaktorisse paned, siis ahelreaktsioon jääb seisma. Kui rääkida barjääridest, siis esimeseks barjääriks radionukliidide levikul ongi see kütus ise, selle kütuse struktuur, et sellest struktuurist need ained ei taha välja tulla ja samuti siis ka see tsirkoonium varras, mis on survestatud ja kinni keevitatud. Teiseks barjääriks on siis see surveanum ise ja primaarahel, mis on samuti suletud ja kust siis radioaktiivsed ained välja ei pääse. Ja siis kolmandaks barjääriks on siis reaktori kaitsehoone, mis ümbritseb siis kogu seda reaktorit. Räägime lähemalt jäätmetest. Ma tean, et jäätmed on alati teema, mis inimesi huvitab.
ja mille kohta küsimusi tuleb. Mõtlesin, et on hea ka seda rääkida. Nüüd enne ma mainisin, et tuumakütus on väga energiatihe. Et kui siit vaadata paremal all on üks graafik, et põhimõtteliselt tänu sellele, et see kütus on nii energiatihe, meil ei lähe seda väga palju vaja selleks, et toota väga palju energiat. Siin on nüüd küll välja toodud nagu teoreetilised maksimumid, aga isegi kui mitte rääkida teoreetilised maksimumist, siis vahe, kas kasutada tuumakütust või kasutada näiteks sütt, see on kolossaalne. Tuumakütuse tsükli kõikides osades tekib radioaktiivsed jäätmed, ehk siis nende käitlemise ja kõrvaldamise kulud sisalduvad elektri hinnas. Tavaliselt läbi jäätmemaksu või jäätmefondi sissemaksu näol. Ehk siis iga toodetud kilovatt-tund, mille tuumajaam toodab, selle pealt arvestatakse mingi osa raha, mis läheb fondi, kus ta siis vaikselt kasvab ja mida kasutatakse siis jäätmete käitlemiseks ja jaama lõppdemonteerimiseks. Loomulikult siis radioaktiivsed jäätmed ei teki meil ainult siis tuumajaamas, kogu maailm on radioaktiivne teatud määral. Aga siis natuke kõrgemalt radioaktiivseid materjale leiab näiteks meditsiinis või põllumajanduses ja Eestis tegeleb radioaktiivsete jäätmete haldamisega aktsiaselts Alara Paldiskis, kes siis võtab vastu kõik Eestis tekkinud radioaktiivsed jäätmed. Üks huvitav asi loomulikult, mida jäätmete puhul meeles pidada on see, et erinevalt teistest ohtlikest materjalidest radioaktiivsete jäätmete ohtlikkuse tase väheneb ajas. Seda lihtsalt puhtalt definitsiooni pärast, et kui see aine on radioaktiivne, tähendab seda, et ta ajas laguneb ja kui ta laguneb, siis ta ei ole enam see aine, mis ta enne oli. Ja põhimõtteliselt radioaktiivsus alati ajas väheneb. Nüüd probleem on selles, et osade radioaktiivsete ainete poolestusaeg on lihtsalt väga pikk, ehk siis kulub väga palju aega selleks, et nad laguneksid. Tuumajaamast tekib siis 3 tüüpi jäätmeid või neid võib jagada laias laastus 3-ks, on madala, keskmise ja kõrge radioaktiivsusega jäätmed. Et madala ja keskmise radioaktiivsusega jäätmed lõppladustatakse jaama juurde jäätmehoidlasse, aga siis need kõrgelt radioaktiivsed jäätmed, ehk siis peamiselt kasutatud tuumakütus, ladustatakse siis kõrge radioaktiivsusega jäätmete lõppladustus või jäätmehoidlasse. See meie nägemuses ja samuti, kui ma õigesti aru saan, siis ka riigi nägemuses, see võib, aga ei pea olema jaama juures ja selle jaoks on vaja eraldi riigi eriplaneeringut, et leida see koht, kus ja kuidas nendega tegeleda. Aga lähme ükshaaval. Mis need siis on? Kui me räägime madala radioaktiivsusega jäätmetest, siis need on põhimõtteliselt suurem osa jäätmetest, mis jaamas tekib. Suurusjärk 90% kõikidest jäätmetest, mis jaamas tekib, on madala radioaktiivsusega jäätmed. Nad ei vaja erilist varjestamist käitlemisel või transportimisel ja nad on põhimõtteliselt filtrid, paberid, tööriistad, rõivad, kindad näiteks, mis võivad sisaldada siis vähesel määral enamasti lühiajalist radioaktiivsust. Need kõik pakitakse kokku kas siis trumlitesse või siis surutakse kokku ja betoneeritakse betoonkubikuteks ja siis ladustatakse. Ja kui mõelda, et see on 90%, et see kõlab nagu hästi palju, eks ole, siis suurusjärk, kui me räägime sellisest 300 megavatise elektrilise võimsusega tuumajaamast, siis see suurusjärk on seal kuskil 1 kuupmeeter nädalas. On see betoneeritud madala radioaktiivne jääde, mis tekib. Ja see on siis 90% jäätmetest. Keskmise radioaktiivsusega jäätmed, need on radioaktiivsed jäätmed, mis on materjalid, mis asuvad siis reaktori juures, mis lõppdemonteerimisel või siis nende materjalide vahetamise käigus tuleb siis ära utiliseerida. Nad vajavad varjestust ja vastavalt siis võttes Schnitti Paldiski projektist, kus siis
teadaolevalt on ju ka meil 2 reaktorit, need on küll lõppereaktorid ja neid demonteeritakse, aga nende siis keskmise radioaktiivsusega jäätmete hoidla plaan on rajada selline šaht 50 meetrit maa alla, umbes 10-meetrise diameetriga auk, kuhu siis need jäätmed lõppladustatakse. Ja neid jäätmeid tekib jaamal vähe, kuskil 5% kõikidest jäätmetest ja nad tekivad siis peamiselt jaama lõppdemonteerimisel. Kui jaama eluiga on umbes 60 aastat, siis need jäätmed tekivad seal pärast 60 aastat. Aga siis kõrgelt radioaktiivsed jäätmed, peamiselt siis kasutatud tuumakütus, need on jäätmed, mis on väga ohtlikud, neid peab varjestama ja nende eest need peab ohutult ära utiliseerima. Põhimõtteliselt maailmas 2 erinevat mõttelaadi, tegelikult on neid rohkem, aga ütleme, et 2 põhilist mõttelaadi. Üks on selline Soome ja Rootsi lahendus, mis on siis süvakaevandus, kus vasakpoolsel alumisel pildil on näha, kuidas siis tunnelid, kus sõidavad suured veoautod, tunnelid lähevad sinna kuhugi 400 meetri sügavusele maa alla, kuhu siis see tuumakütus ladustatakse sellistesse kapslitesse. Et riikidel, kus on mitu tuumajaama ja kus on juba mitukümmend aastat kasutatud tuumakütust kogutud, siis sellistel riikidel on mõistlik rajada taolisi geoloogilisi lõppladustuspaiku. Aga riikides, kus on siis kas väikesed reaktorid või vähe reaktoreid või kütust on vähe, siis ilmselgelt majanduslikult tundub see kuidagi väga ebamõistlik. Siis teine lahendus, mida me uurime, on süvapuuraugu lahendus, kus siis puuritakse tehnoloogiaga, mida hetkel kasutatakse õlitööstuses, puuritakse siis süvapuurauk kristalliinikumi kihti. See on see sama kiht, mis on siis ka Soomes ja Rootsis, meie üks stabiilsemaid geoloogilisi pinnakihte. Viimase 200 000 aasta jooksul seal muutusi toimunud ei ole ja geoloogid eeldavad, et ka tulevikus ei tule. Kui soomlaste, ütleme nüüd, et väga lihtne on meil võtta soomlaste uuring ja siis samamoodi uurida geoloogia pinnast Eestis ja leida see koht, kus see geoloogia on piisavalt murretevaba ja piisavalt, ma ei tea, mis see eestikeelne õige sõna selle kohta on, aga põhimõtteliselt, et leida koht, kuhu on võimalik see jäätmehoidla rajada. Suurustest lihtsalt üks pilt võrdluseks, et meie referentsreaktor on PVRX 300, mis on siis 300 megavatise elektrilise võimsusega tuumajaam. Ta on referentsreaktor sellepärast, et me ei ole tehnoloogia valikut veel teinud. Tehnoloogia valik selgub meil veebruaris, kus me siis otsustame ära, millise tehnoloogia pakkujaga me edasi läheme juba konkreetselt projekti plaani. Aga lihtsalt, et võrdluseks, mis on need suurusjärgud, see maja kõrgus oletatavalt kuskil seal 35 alla 40 meetri. Aga tihti küsitakse meie käest, et kust te võtate need inimesed, et kes teil seal jaamas töötavad, et ilmselgelt meil ei ole ju tuumafüüsikuid nii palju. Et teisest küljest ma tean päris paljusid Eesti tuumaenergeetikuid ja füüsikuid, need tegelikult on terve korralik posu, aga neid kõiki ei lähe meil vaja. Kui vaadata, kes töötavad siis tuumajaamas, siis peamiselt tuumajaamas töötavad tuumaalased teadlikkusega inimesed. Mida see tähendab? See on põhimõtteliselt, see on elektrik, mehaanik, pumbaoperaator, kes siis selleks, et tuumajaamas töötada, saab sellise lisakoolituse, kus teda informeeritakse erinevatest tema jaoks vajalikest asjadest. Nüüd 15% on sellised tuumala spetsialistid, need on sellised
suurema tuumakogemusega või väljaõppega inimesed, protsessinsenerid ja käidu- ja hooldustöötajad. Aga siis neid päris siis nii-öelda tuumaenergeetikuid või tuumateadlasi läheb vaja umbes 5%, kes siis tegelevad konkreetselt juba selle tuumakütuse arvutustega ja siis reaktori ohutusega. Aga jah, suurem osa inimestest on siis sellised tööstuse pädevuse taustaga. Siis ma mõtlesin, et ma panen lõppu paar pilti ka, et inimesed või lapsed, kes vaatavad, et näeksid, et kuidas siis nagu tuumajaamas töö käib. Siin on siis pilt Loviisa tuumajaama vahetuse vanemast, kes siis on jõuludeks valmistumas. See on küll varasemalt, see ei ole küll selle aasta pilt. Samamoodi Loviisas siis siin on turbiinisaal, kus siis on näha siis suur turbiin ja siis üleval on see toru, on see, kus siis aur turbiini jookseb. See kollane seal otsas on generaator. Siin on siis pilt sellest, kuidas reaktoris kütust vahetatakse. Et võib-olla on näha, et siin all on selline auk basseini põhjas. Seal on siis reaktori südamik, kus siis tõstetakse kasutatud kütus, liigutatakse kasutatud kütuse basseini ja värske kütus liigutatakse tagasi sisse. Samuti on siis ka tuumajaamade juures tavaliselt laborid, igasugused testagregaadid, väga paljud teadlased ja ülikoolid, neil on alati vaja mingit materjali reaktorisse toppida, sellepärast et on vaja vaadata, et mis juhtub, kui mingi aine suurest neutronvoos pikka aega on, et selliseid katseid tehakse ka alati kogu aeg ja seal on palju sellist tööd. Ja üks pilt see lõppu võib olla sellest, et tuumaenergeetika on asi, mida mitte ükski riik ei tee üksi. Tuumaenergeetika on väga kontrollitud, reguleeritud tööstusharu. Rahvusvahelised organisatsioonid nagu IAEA ehk siis Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur, samamoodi VANO, kes on siis operaatorite vaheline organisatsioon, samuti ka Euratom, kes on siis Euroopa Liidu või siis Euroopa Liidu poolne regulaator, teevad kogu aeg üllatusvisiite, kontrolle, vaadatakse üle, et kõik oleks täpselt nii, nagu räägitud. Et see kontroll tuumajaamade peale on väga, väga tugev. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen selle lõppu lihtsalt inimestele, kes on huvitatud, linke. Samuti ka mõned eestikeelsed raamatud, mis on olemas, mida saab endale soetada või mida võib-olla isegi leiab kuskilt netist. Ja samuti kasutan võimalust, et nendele, kes on siis juba kas keskkoolis või keskkooli poole rühivad, et igal suvel on meil Fermioni suvekool, kuhu siis saab registreeruda, mitu päeva räägime tuumaenergiast ja tuumaenergeetikast, seal käivad erinevad ettekandjad. Tavaliselt on see mõnus selline kas ühe või kahe ööbimisega selline laager, et kui noored on huvitatud, siis soovitan vaadata. Ja siis viimaks ka see, et iga kuu viimasel reedel on meil reaktorireede selline esitlus, kus saab siis Zoomi või Facebooki kaudu liituda ja vaadata. 2 kuud tagasi oli meil näiteks Albert Rice, kes rääkis, kuidas ta 10 aastat tuumaallveelaevas töötas. Eelmine kuu oli meil Anu, meie tarneahela spetsialist, kes rääkis, et kust erinevad jupid tulevad ja mida Eestis toodetakse. Et igasuguseid selliseid huvitavaid teemasid tuleb üles, et kui kedagi huvitab meie tegemised, siis soovitan üles otsida. Võt nii, aga see on minu ettekanne, et ma ei tea, kas tuli vahepeal küsimusi, ma lähen alati sellesse ettekandes nii omas maailma ära, et võib-olla siis saame küsida midagi või minna tagasi kuhugi, kus oli huvitavam.
chat ei tulnud igatahes, aga mul enda tuli. Esmalt ma tahtsin tänada sind, et sa viitsid selle ettekande ära teha. Et no ma ei tea, seda ettekannet kuulata, siis ma ei teadnud mitte midagi sellest, tahaks öelda tagantjärgi. Et täiesti must lammas. Et selle koht oli väga-väga äge. Mulle väga meeldis. Informatiivne. Ja, informatiivne väga-väga. Jah. Me tahtsime küsida seda, et kus seda uraani peaks meie saama siis? Jah, kõige lihtsam küsimus. See on väga hea küsimus ja see on ka, ma võtan selle, paneme selle kinni, see ei segaks meid. Nii, see on üks huvitav ala, sest uraan, nagu me teame, on selline asi, mis on natukene kontrolli all, et see ei ole niimoodi, et sa lähed ja ostad uraani. Sa võid minna ja osta näiteks turult sellist virtuaalset uraani või nagu uraani osakuid, aga kui sa tahad endale reaalselt uraani käkki koju, siis nii lihtsalt see ei käi. Et mis tehakse on see, et sõlmitakse tehingud. Põhimõtteliselt on sul 4 asja vaja. Sul on vaja kuskil kaevandada uraani, siis on seda uraani vaja konverteerida, see muudetakse gaasiks. Siis on vaja sul seda rikastada, ehk siis sul on vaja tõsta selle uraani 2,5 isotoobi osakaalu. Ja siis on sul lõpuks vaja see kokku panna nendeks pelletiteks ja varaste sisse. Ehk siis sul on vaja põhimõtteliselt 4 asja teha. Ja seda 4 asja pakuvad siis erinevad ettevõtted erinevates riikides. Ja vastavalt ja see võib juhtuda täitsa vabalt, et need 4 asja toimuvad kõik 4 erineval kontinendil näiteks. Meie nägemus on selles, et kui Eestisse tuumajaam tuleb, siis meie kasutaksime ära näiteks oma Rootsi partneri Vattenfalli tütarfirmat Vattenfall Nuclear Fuel ja teeks nendega koostööd, et nemad siis tagaksid meile selle tarneahela, sest ilmselgelt me ei tea ju täpselt nendest ettevõtetest liiga palju, aga meie partnerid teavad, kes on juba aastakümneid selles teemas sees olnud. Meie üks suur nõue on see, et see kütus ei tuleks idast, ehk siis, et me ei oleks sõltuvad meie idanaabrist. See on nii tehnoloogia poole pealt kui ka selle kütuse poole pealt on meil väga selgelt see välja öeldud ja õnneks Kanada, Argentiina, seal variante on, et seda probleemi ei ole. Ma vaatasin just, hiljuti vaatasin statistikat, et kuna jälle väga huvitav, eks ole, selline maailma poliitika, et kuna Hiina ja Lõuna-Korea üritavad saavutada sellist sõltumatust tuumakütuse ostmisel, siis nad loovad endale seda võimekust, et ise ennast ära toita, mis tähendab seda, et see võimekus, kus nad enne ostsid, see on nagu üle. Ehk siis hetkel on maailmas tuumakütuse tootmisega probleemi ei ole, sellepärast, et seda tootmise võimekust on juurde tehtud. Seda peamiselt just sellepärast, et Hiina tahab olla võimalikult iseseisev. See tundub kõik väga kallis. Ja. See tundub tõesti väga kallis, aga väga huvitav näiteks on, toome selle kõige halvema näite, eks ole, et Olkiluoto 3, et no kes ei teaks seda, eks ole, et 3 korda kauem ehitati ja 5 korda või ma ei tea, kui palju ta üle raha läks, eks ole, tohutu pettumus, eks ole. Ja praeguste elektrihindade juures ta teenib ennast tasa 6 aastaga või 7 aastaga ja pärast seda ta teenib 50 aastat kulda. Et selles mõttes, et miks see nii on? Ma toon lihtsalt, võib-olla inimesed ei tea seda, elektri hind, mis tuleb tuumajaamast, see põhiline, väga suur osa on see algne investeering. Ehk siis, kui sa ostad näiteks, maksad või võtad pangalaenu, et ehitada miljardi euro eest endale tuumajaam, siis elektri hinnas ongi põhimõtteliselt tagasimakse, intressimakse. Uraani hind või kütuse hind on alla 20%, seal kandis. Ehk siis, et isegi kui tuumakütuse hind peaks kahekordistuma, mis ei ole üldse realistlik, aga ütleme, et isegi kui ta kahekordistub, siis elektri hind sellest väga palju ei muutu. Ehk siis tuumajaamadel on see oma hind või tootmishind on ikkagi väga pikaks ajaks nagu suhteliselt kindlalt teada.
mis on nagu hea, sellepärast, et sa oled teinud väga suure investeeringu, et kui sa seda ei teaks, siis oleks väga keeruline seda pangale seletada, et kuidas see raha tagasi teenitakse. Ma eeldan, et Riia küsimus oli eelkõige seotud selle uraani endaga või suutsid kogu süsteemi? Ei, ma mõtlesin kogu seda süsteemi, Okay. et ütleme, kui ongi 4 erinevat kontinenti, et see tundub ikka väga-väga suur investeering, et hakata seda kõike nagu tegema. Ja, aga mõelge selle peale ka, et kui palju seda vaja on. Ja. Seda ei ole üldse palju vaja, et kui ma ütlen, et kui aastas tõstetakse reaktorist välja suurusjärk, selles 300 megavatist reaktorist, suurusjärk 30, võib-olla 35 või 40, ütleme 32 kütuse koostu. Kütuse koostu on selline 15 sentimeetrit korda 15 sentimeetrit ja 4 meetri pikkune, et 30 tükki selliseid aastas. Et see tegelikult ei ole, me ei transpordi nagu suuri koguseid seda tuumakütust, et see kõik nagu läheb tagasi sellesse põhilisse teesi, mis on, et tuumaenergia on väga energiatihe. Ehk siis sul läheb vähe kütust, sul tekib vähe jäätmeid, aga need jäätmed on väga kõrgelt radioaktiivsed, eks ole. Aga lihtsalt see energiatihedus on see, kus see võit tuleb nagu. Ja tekkiski mul tegelikult üks küsimus ka, et ma kohe aru sellest varda suurusest, et kui palju, või selles mõttes, sa ütlesid selle protsendi ära, see umbes protsent on seda kõige nagu kahjulikumat materjali on, et kui tihti seda nagu tekib, et see ja ma mõtlengi varda suuruse peale, et selle korra üle rääkida korra. Ja, loomulikult. Kütus koosneb sellistest pisikestest pelletitest. Kui te olete pelleti kütusega endal ahju kütnud, siis te teate, et need on sellised sentimeetrise läbimõõduga sellised tsilindrikesed. Ja need kütusevardad on ka põhimõtteliselt sama suured, ehk siis nad on tsirkooniumist varraste sees, sellise stendise läbimõõduga varras. Ja neid vardaid on siis kuskil 100 tükki niimoodi ühes kimbus. Ja see kimp on see, mida liigutatakse. Kimp on see koost. Et kui ma ütlen, et 32 koostu aastas, et see tähendab, et neid 32 seda varda kimpu võetakse aastas välja. Seda tuumajaamades kütust vahetatakse tavaliselt kord aastas. Tavaliselt vahetatakse seda suvel, mitte päris juulis, sest siis inimesed tahavad konditsioneere ja elektrit. Aga ütleme juuni või august, et see on nagu mõistlik. See on nagu elektri tarbimine on all ja siis jaam läheb tavaliselt selliseks 3 nädalaks läheb hooldusesse. Ehk siis vahetatakse ära kütus, käiakse läbi need ruumid, kus opereerimise ajal ei käida, kontrollitakse ja vaadatakse, et kõik oleks korras ja siis pannakse jaam uuesti käima ja jaam käib ilma kütust vahetamata aasta aega. Et see oleneb loomulikult ka kütusetsüklist, et tehnoloogiapakkujad on meile pakkunud ka võimalust kasutada kütusetsüklit näiteks 18 kuud või 2 aastat. Et nendel on kõikidel omad plussid ja miinused, aga arvestades meie sellist 4 aasta ja süsteemi, siis on igati mõistlik see, et talvel ikkagi jaam töötaks. Et kord aastas tundub nagu mõistlik hetkel. Ma ei tea, mul oleks ma arvan veel mingi 100 küsimust vähemalt, aga ma ei oleks üldse uskunud, et ma nii palju oleks tahtnud küsida. Aga ma küsin, kuna meil ei ole nii palju aega, siis ma küsin, et mis on siis sinu nägemus sellest, mis siis kas Eestisse tuleb ja kuna ta tuleb ja mis siis, kui tõenäoline see on? Eestis on põhimõtteliselt võiks mõelda, et on 2 protsessi. Üks protsess on see, mida meie Fermis teeme. Meie oleme eraettevõtte, meie tahame rajada tuumajaama. Ehk siis mida meie teeme on see, et me teeme kõik need eeluuringud, vaatame välja tehnoloogia, õpime seda tundma, käime läbi selle loamenetluse, mille see tehnoloogia on mujal riigist läbi käinud. Me tegeleme sellega. Aga siis on ka see kõrval teine protsess, mis on siis riigi protsess. Ehk siis nii kaua, kuni riik ei ole võtnud vastu poliitilist otsust, et Eestisse tuumajaam tuleb, nii kaua Eestisse tuumajaama ei tule. Ehk siis kogu meie ettevõtte, aga kuidas ma seda ütlen, kui meie ei suruks, kui meie ei pakuks, siis riik ei teeks, siis riik ei võtaks vastu niikuinii otsust, eks ole, tal ei ole mitte mingit põhjust. Et ega riik ise ei hakka tegema, niikuinii meil riigil raha ei ole, eks ole, ja muud eesmärgid,
selleks, et üldse oleks võimalik, me peame tegema tööd ja see on natukene risk, et me võtame endale päris suure sellise rahalise riski sellega, et me teeme neid uuringuid ja me kaasame inimesi ja meil on suurem tiim ja nii edasi. Teadmata seda, kas riik otsustab jah või ei. Kui teid teema huvitab, siis soovitan vaadata eelmisel nädalal oli valitsuse tuumaenergeetika töörühma vahearuande selline avalik esitlus, kus siis riik rääkis nagu omapoolselt, mis nad teinud on ja mida nad plaanivad. Ja riigi või siis valitsus on siis seadnud eesmärgi, et järgmise aasta lõpuks peab olema valmis lõppraport tuumaenergia töörühmal. See on nüüd tuumaenergia töörühm, mis koosneb kõikidest ministeeriumi esindajatest välja arvatud kultuuri ja maaelu. Et kõik teised ministeeriumid on esindatud seal ja võtavad sõna ja tegelevad selle raporti koostamisega. Et põhimõtteliselt järgmise aasta lõpuks on neil see raport valmis ja siis see saadetakse valitsusse, siis valitsus vaatab seda raportit ja põhimõtteliselt ütleb, et kas on mõtet kaaluda või pane kohe piduri. Ja kui ta ütleb, et on mõtet kaaluda, siis see läheb edasi Riigikokku ja siis Riigikogu peaks ütlema, et no on mõtet kaaluda või ei ole. Ja kui siis on jah ja jah, siis edasi järgmine samm oleks riigi eriplaneering. Nüüd, see on nüüd ka omaette teema, mis on nagu natukene keeruline seletada, aga põhimõtteliselt, kuna tegemist on nii suure jaamaga, siis seda saab rajada ainult riigi eriplaneeringuga, mis tähendab seda, et meie ei saa otsustada, meie kui Fermi ei saa otsustada, kuhu see tuleb, vaid seda peab riik eriplaneeringu käigus siis selgitama välja, mis alad sobivad, eks ole, kõik need jutud. Et põhimõtteliselt see protsess on nagu mitme sammuga ja natuke keerulisem. Aga meie Fermis, me oleme võtnud eesmärgiks, et meie teeme tööd, nagu meil oleks kogu aeg roheline tuli. Sest kui me seda ei tee, kui me kahtleme või kui me kõhkleme, siis me jääme kohe aasta aega hiljaks jälle või 2 aastat. Me jääme sellest rongist maha. Et me tunnetame seda valu, seda elektri tootmise puudust. Et ma mäletan, et esimesed slaidid, mis meil olid, kui me 2019 rääkisime, et elektri hinnaga tuleb jama, me peame sellega tegutsema, siis me panime slaidi peale elektri hinnaks 80 eurot megavatt-tunni kohta. Ja me ise mõtlesime, et põhimõtteliselt ta võiks olla ju seal, aga see on ikka päris suur number, et kas ikka tasub rääkida 80-st. Et kui praeguseks 80-ga ma paneks sellest kohe mingiks, ma ei tea, 10 aastaks lukku, eks ole, et see on nagu ideaalne. Jah, me just 3 päeva tagasi vaatasime, mis oli 330. Ja täna oli ka mingi 400 kanti, et eks need, mida külmemaks läheb ja nüüd me kuulsime jälle, et Auvere on väljas ja siis on mingisugune link on kuskilt maas ja Soomes Olkiluoto, eks ole, need pumbad, need suured jaamad, need suured pumbad, et mis teha, selline on hetkel olukord. Universaalteenus päästab hetkele. Ja mina läksin ka universaalteenuse peale, sellepärast, et minul oli ma vahetasin elukohta ja ma pidin tegema lepingu väga halval ajal juulis. Et ma väga kiiresti, nii kui ma sain, ma liikusin ära. Okei, ma ei tea, kas noortel küsimusi on? Jaa, küsige julgelt, et muidu meil on asi miljoni küsimust veel. Jaa, me võiks jäädagi siia. Ja julgelt võite mikri sisse panna või chati kirjutada. Velle kirjutasin, et ta käis CERNis ekskursioonile. Ma võin nii palju veel lisaks öelda, et me oleme teinud päris palju ka ekskursioone nii Olkiluotosse kui ka Rootsi, et erinevate gruppidega, et kui keegi nagu väga tahab ja on väga huvitatud näiteks juhendajatest, siis tasub ühendust võtta meiega, et me vaatame, kas saab kuhugi tuleviku gruppi kaasata. Et meil see selline teadvuse ja teadmuse tõstmise teema on meil väga kõrge. Enne kui ma unustan, ma ütlen ka, et noortele, et kes plaanivad, siis ma loodan, et te plaanite reaalaineid tulevikus, et siis me samuti, meil on paar erinevat stipendiumit, mida siis teile võib-olla natuke vara rääkida, aga kui te ülikooli lähete, siis võtke minuga ühendust, et me saadame iga aasta kaks tudengit magistris saadame 8 aastaks välismaale õppima. Me toetame neid siis 1000 euroga kuus 2 aastat, et nad saaksid oma magistrit tehtud.
See tundub nii utoopiline. jah, aga kahjuks on niimoodi, et kui inimesed tahavad välismaale õppima minna, siis nad peavad ka maksma renti ja ostma toitu. Ja pigem see üllatus oli heas mõttes üllatus, mitte üldse halvas mõttes. jah, et no, sellepärast ongi neid ainult 2, et me nagu väga palju ei suuda toetada, aga meil on nüüd juba üle-eelmine aasta saatsime ja eelmine aasta saatsime ja nüüd tuleval kevadel jälle räägime, et saadame. Samuti on meil ka Anto Raukase nimeline stipendium, mis siis on mõeldud siis Ida- ja Lääne-Virumaa noortele, kes lähevad ülikooli kas energeetikat õppima või midagi sarnast, et see on selline ühekordne väike stipendium. Ja loomulikult on riigi poolt ka, et kui keegi tahab kuhugi õppima minna, siis on palju igasuguseid erinevaid variante, eks, alates Kristjan Jaagust ja nendest muudest programmidest, et alati, kui teid huvitab ja kui te tahate midagi välismaale õppima minna, siis tegelikult on need võimalused päris head, et mitte ainult siis läbi meie, vaid ka lihtsalt riigi kaudu, et soovitan noortel alati otsida ja uurida. Et nii on. Noh, kuidas on siis? On kellelgi mingeid küsimusi? Jah, paugutage. Mul tekkis üks küsimus selle, mis on see reaktori juures oleva basseini kohta, et miks see bassein seal on? See on väga hea küsimus. Vesi on väga hea selline varjestav materjal, ehk siis vesi kaitseb sind ioniseeriva kiirguse eest väga hästi. Vesi on tuumareaktorites kasutatakse vett 2 põhjusel. Üheks on see, et ta on soojusjuht, ehk siis sa viid reaktorist soojust veega minema, sa põhimõtteliselt soojendad vee üles, eks ole. Ja siis teine asi, milleks vett kasutatakse, on modereerimine, ehk siis neutronite aeglustamine. See on ka teema, millest me võime rääkida pikalt, aga põhimõtteliselt kui neutron ahelreaktsioonis tekib või sünnib või siis eraldub mõnest aatomist, siis ta on hästi kõrgelt energiline, ta liigub hästi kiiresti. Aga selleks, et uraani aatomit lammutada, on vaja, et see neutron oleks natukene aeglasem. Ja vesi on väga hea aeglusti, see neutron seal põrkab ringi ja annab oma energiat vaikselt ära ja mingi hetk on ta piisavalt madala energiaga, et ta saab uraani lagundada. Aga kui sa räägid, et miks on see vesi seal reaktori peal, siis see on selleks, et kui me liigutame kasutatud tuumakütust reaktorist välja, siis ta on nii radioaktiivne ja nii kuum nii radioaktiivsuse kui ka siis jääksoojuse mõistes, et ta liigutatakse vee sees reaktorist välja ja siis kasutatud kütuse basseini, kus ta siis seal vee sees veel paar aastat nii-öelda maha rahuneb. Et kui seda mitte teha, kui seda vett seal ei oleks, siis peaks selle kasutatud tuumakütuse varjestama kohe mingisse kapslisse ja seda seal aktiivselt jahutama, et see ei ole mõistlik. Mis see temperatuur seal on seal kasutatud kütusele umbes täpselt? Ei, seal ei ole peaaegu üldse kõrge temperatuur. See on jälle temperatuur sõltub, ma ei tea, kui palju on siin inseneri, aga temperatuur sõltub põhimõtteliselt võimsusest ja voolukiirusest, et võimsust ma saan sulle öelda, aga temperatuur oleneb sellest, kas seda basseini aktiivselt jahutatakse või kui palju seda jahutatakse. Põhimõtteliselt sa võid ju temperatuuri hoida ükskõik mis tasemel. Reaktorites on selline asi nagu cold shutdown või kutsutakse selline konkreetne asi, et külm sulgemine. Ja see tähendab seda, et ahelreaktsiooni ei ole ja vee temperatuur on alla 93 kraadi Celsiust. Et siis öeldakse, et on külm sulgemine. See on see, mis Zaporižžjas näiteks hiljuti, siis kui olid need suured pommitamised ja jamad ja siis öeldi, et ärge muretsege, meil on see külm sulgemistase saavutatud. Ja pärast seda peab siis jätkuvalt seda vett ringi pumpama selleks, et see jääksoojus ära viia. Jääksoojus, ma ei pannud seda slaidi, ma mõtlesin, et võib-olla seda on liiga palju, aga lihtsalt selline inimestele nagu silme, et kui sul on 300 megavatti elektrilist võimsust, siis soojusvõimsust on sul tavaliselt 3 korda rohkem, sellepärast et nagu igas soojus, see
turbiini efektiivsusest rääkida, siis see lihtsalt ongi niimoodi, et kui sa seda vett seal keedad, sul on vaja tegelikult panna 3 korda soojust sisse selleks, et saada 1 kord siis seda elektrilist võimsust välja. Ja jääksoojust, kui me võtame sellise jaama, kus on siis selline 900 megavatti soojust, kui sa lükkad kontrollvardat sisse, siis see võimsus kukub väga kiiresti, 1 sekundiga kukub sinna 50 megakanti ja siis ta kukub sealt edasi kuskil päeva või nädala pärast on seal 1 megavati juures, aga siis ta jääb sinna väga pikaks ajaks, sest osad laguproduktid, osad lagunemised, mis seal tekivad selles kütuses, nad lihtsalt võtavad nii kaua aega, nende see poolestusaeg on nii pikk. Ja siis ongi, sul kukub 900 megavatti pealt 1 megavatti peale, tundub nagu, et väga hea, väga vähe. Aga 1 megavatt on sul vaja jahutada. Kas kujutad ette, kui palju on 1 megavatt? Et see on 1000 kilovatti. Et kui sul on veekeedukann, siis see on, eks ole, kilovatine. Et sul on selline 1000 veekeedukannu, mis panevad ja sa pead neid jahutama kogu aeg. Ehk siis isegi pärast pikka aega on sul vaja seda jahutamist teha. Erinevad tehnoloogiad teevad seda erinevalt. Need tehnoloogiad, mida meie vaatame, on nagu passiivsete jahutamistega. Ehk siis, et sul ei ole vaja välist elektritoidet, näiteks nagu Ukrainas, eks ole, on vaja võrguühendust selleks, et need pumbad töötaksid, et kui võrguühendust ei ole, et siis on vaja diiselgeneraatoreid ja kui diiselgeneraatorid ei ole, siis on akud ja kui akusid ei ole, siis on jama. Et meie puhul me vaatame passiivseid lahendusi, kus siis need basseinid on nii suured, et võtab näiteks 7 päeva aega, et sealt see vesi ära urustada, et sul on 7 päeva aega minna ja vett juurde panna, sul ei ole vaja elektritoidet, sul ei ole vaja diislit. Et meie jaoks on need nagu sellised tähtsad asjad. Okei. Jah, ma tegelikult sinna seda mõtlesingi, et kui suur see bassein nagu olema peaks, et ära jaura sealt. 1000 kuupmeetrit, suurusjärk. Et kui on 1000 kuupmeetrit, siis selle 900 megavatise jaama siis saab 7 päeva peab vastu niimoodi, et sul on vesi basseinis. Siis tekib koht, kus sa pead vett juurde panema. Aga huvitav on ka see, et kui sa esimesed 7 päeva läheb sul 1000 kuupmeetrit, siis kui sa selle uuesti 1000 kuupmeetrit sinna oma tuletõrjeautoga sisse pumpad, siis nüüd edasi on see aeg hästi pikk, sest vaata alguses on sul see võimsuse, sul on see soojusvõimsus hästi suur, mida sa siis jahutad, aga hiljem, kui sa oled juba kukkunud sinna 1 megavatti peale, eks ole, siis see kestab väga palju kauem. Et sa koheselt nagu tekitad endale seda aega juurde. Mul tekkis üks küsimus selle, kus need kasutatud kütused on, eks, et kas nad neid kasutatud kütuseid ka nagu, need jäävad sinna megavati peale seisma, kas nad neid ka kasutavad? Ei, nad, nii palju kui mina tean, siis seda soojust kahjuks ära ei kasutata, et ma olen kuulnud, et kuskil Saksamaal üritati kas seda soojust viia kuhugi lähedal asuvasse farmi, aga ma ei ole nagu selles mõttes, et see tundub nagu raiskamisena, aga teisest küljest kõik, mis sa tuumajaamas teed, omab mingit ohuvektorit või vajab mingisugust ohuanalüüsi. Et vahel on okei, et see väike efektiivsuse kadu on. Lihtsalt sellepärast, et sa ei pea sinna ehitama mingit süsteeme või tagama mingit lisaohutust. Et kahjuks jah, seda ära ei kasutata. Võib-olla ta lihtsalt hoiab seda jaama mõnusalt soe, et sa ei pea nagu jaama enda kütteks väga nagu energiat raiskama. Väga hea küsimus. Võib-olla rumal küsimus, aga kas see vesi iseenesest on ka nagu radioaktiivne? See on hea küsimus. Vesi saab olla radioaktiivne 2 erineval moel. Kui vee sees on mingisugused osakesed, näiteks sul on midagi kuskilt roostetab või sul on mingisugune tükike, näiteks filtrist tuleb mingisugune filtrimaterjal ja see materjal, see tükike või osake, mis ei ole vesi, aga mis on vee sees, liigub läbi neutronvoo reaktoris, siis ta võib aktiveeruda. Ehk siis ta ise enam edasi teisi aineid radioaktiivseks ei muuda, aga ta ise on ajutiselt radioaktiivne. See on nagu üks viis. Teine viis on triitium. Triitium on
on ka vesi, lihtsalt ta ei ole H2O, eks ole. Et triitiumi puhul on probleemiks see, et triitiumit ei ole võimalik veest eraldada. Nad on nii sarnased, et sa ei saa neid kahte ühendit eraldada, ehk siis sa ei saa seda välja filtreerida või keemiliselt kuidagi lahendada. Ja selle puhul, mis tehakse, on lihtsalt, et lahustatakse, ehk siis pannakse, kui on vaja seda vett käidelda, siis pannakse vett juurde, millega siis see triitiumi tase langeb normaalsele tasemele. Et primaarahelas on alati mingeid osakesi, kuigi filtrid ja veepuhastussüsteemid ja veekeemia on väga suur ja väga tähtis osa tuumajaamast, siis alati on midagi, ehk siis kui me võtame GV-reaktorites, siis vesi reaalselt läheb keema, nii nagu see sõna ütleb, eks ole, vesi läheb keema seal samas reaktori sees ja seesama aur läheb otse turbiini. Surveveereaktoris on surve, ehk siis see vesi ei lähe keema reaktori sees, vaid ta siis annab selle soojus üle nagu teise ringi. Nüüd GV-reaktorites, kuna sul alati võib olla seal vees mingeid osakesi, mis on aktiivsed, siis need turbiinilabad võivad ka kergelt aktiveeruda ja vajavad mingil hetkel väljavahetamist, mis on asi, mida ei juhtu surveveereaktorites. Siis kõlab nagu, et oota, aga miks me siis üldse GV-reaktorid tahame kasutada kunagi, et miks me siis ainult surveveereaktorid ei kasuta. See on jälle nagu teine pool küljest on see, et GV-reaktoritel on poole väiksem surve, mis tähendab seda, et sul on kõik primaarahela struktuurid peavad pidama vastu väiksemale survele. Pluss on see, et sa ei kaota seda efektiivsust. Mida rohkem sul on soojusvaheteid, enne kui sa selle auruga turbiini jõuad, seda rohkem sa kaotad energiat. Et paljudel asjadel on plussid ja miinused. Et sellised huvitavad nagu insener-tehnilised küsimused. Nii. Ja, hea küsimus. Oleneb jälle, millega võrrelda. Et kui võtta uraanimaak, see, mis sa maa seest leiad ja öelda, et me tahame, et selle tuumajäätme ehk siis kasutatud tuumkütuse radioaktiivsuse tase oleks sama madal, siis kulub väga kaua aega, et suurusjärk 100 000 aastat. Et see on pikem, kui me jõuame oodata või teada, mis siis juhtub. Ehk siis need tuumajäätmed tuleb ära ladustada nii või sellisesse kohta, kus me teame, et 100 000 aastat mitte midagi ei juhtu. Samamoodi nagu ma rääkisin, et siis kristalliinikumi selles kihis geoloogide siis väitel ei ole seal toimunud eelmiste 100 000 aastate jooksul mingeid muutusi, mis siis annab alust arvata, et tõenäoliselt ei toimu ka tulevikus. Aga mis siis, kui midagi juhtub? Mis siis, kui see radioaktiivne kasutatud tuumakütus on siis oma kapsliga on seal sügaval maapõues ja läheb katki. Mingil põhjusel, ei tea miks, aga läheb katki. Et siis soomlased on teinud, Posiva on siis see ettevõte, kes Soomes rajab seda lõppladustuspaika. Nad tegid 2009 ühe huvitava uuringu, kus siis nad arvutasid välja, et mis see doos ühele inimesele on, kui selle jäätmehoidla peale rajatakse linn, sinna linna kolivad inimesed, kes sealt linnast kunagi ära ei lähe, nad söövad toitu, mis on kasvatatud selles linnas ja joovad vett, mis on sealt samast kohalikust kaevust pärit, siis on väike tõenäosus, et üks inimene seal linnas võib saada doosi, mis on võrdne siis radioaktiivsusega, mis sa saad, mis on banaaniskaalal 2 banaani. Et väga-väga väike number. Aga radioaktiivsus on hea teema. Kui teid huvitab radioaktiivsus ja eriti ioniseeriv kiirgus, siis soovitan võtta mõnikord kõnelema mõni kiirgusekspert, kes räägib teile, mis asi on kiirgus, mis asi on radioaktiivsus ja miks ta on ümber meie kogu aeg ja mis need erinevad suurusjärgud tähendavad. Et tihti on inimesed kardavad sõna radioaktiivsus, aru saamata sellest, et suures osas kõik asjad, kaasa arvatud me ise oleme radioaktiivsed.
Jah, hea tähelepanek. Mul oli veel küsimus, aga praegu korraks meelest. On veel kellelgi mingeid ägedaid küsimusi? Või mitte nii ägedaid, aga on küsimus. Kell saab varsti siin juba 5 lähenema, et me väga kaua ei tohi Kasparit kinni hoida. Aga Kaspar, tegelikult meil on siuke, kuna sa oled ikkagi oma ala kindlasti vaieldamatu eksperte, siis kui kellelgi tekib mõnel õpilasel küsimus, näiteks ta mõtlebki, et meil selles First Legali programmis on niimoodi, et meil on innovatsiooniprojekte, mille ülesandeks on siis uurida mingisugust probleemi energeetikas ja siis leida mingisugune innovatiivne lahendus sellele, olgu see kas siis ulmeli või mitte. Et kas sinu kontaktid on Fermi lehel avalikud, on? Ja, peaksid olema küll. Ja kas sulle noored siis tohivad kirjutada, kui on mingisugune küsimus, mis võiks sinu ala nagu puudutada? Ja, ma arvan ikka, et ma arvan, et meil ei tule kümneid ja kümneid tuumaprojekte, et siis ikka saab, jah, et ei ole probleemi. Üritan aidata, kui saan, et samas nagu tuumaenergeetikas on väga palju erinevaid valdkondi, et mõnes valdkonnas ma tunnen, et ma tohin rääkida ja mõnes valdkonnas ma hea meelega suunan, et sest tegemist on nagu ka soojuselektrijaama puhul, et on vaja väga palju erinevaid inimesi, väga paljud erinevate teadmistega, et vastavalt siis projektile olen kindlasti võimeline aitama võib-olla, jah. Et kui sa näed, et tuleb mingisugune võib-olla teist laadi küsimus, mitte nagu skeptikute küsimus, aga teist laadi küsimus, et võib-olla täiesti ühtepidi sinu jaoks rumal küsimus, aga siis tead, et see võiks tulla täiesti First Legal liiga asja poolt, et kas tuleb minu poolt või mõne õpilase poolt vahet, et jah. Ei, loomulikult, ega me oleme selles mõttes suhteliselt tahame suhelda inimestega ja tahame rääkida, et tõsta seda üldist teadust ja ma arvan, et noortel eriti just selles vanuseklassis, et enne kui sa veel oled otsustanud, et mis sa tahad tulevikus teha, siis ongi õige aeg nagu natukene uurida neid erinevaid alasid ja vaadata erinevatesse inseneeria ja tehnoloogia teemadesse, sest kokkuvõttes muidu võib juhtuda teiega nii nagu minuga, et lõpetasin keskkooli ära ja siis olid sisseastumiskatsed ja absoluutselt ei teadnud mitte midagi, et mis kuskil on võimalik teha, sest ainult olin keskendunud lõpueksamite heale sooritusele, et hea meelega aitan noori, kes tahavad ringi vaadata natukene, et mis on üldse võimalik ja kus. See on väga isende. Mul tegelikult First Legal programmist veel korra rääkides sinuga, siis meil on iga aasta täiesti uus teema. Et me uurime siin inimkeha, kosmost, transporti, vett, mis iganes asju. Et mul lihtsalt suvalise vekslina küsin siuksest asja, et kuna meil siin paar aastat tagasi oli kosmose teema, et kuidas inimestel oleks mõnusam vähemalt 3 kuud kosmoses olla, et mis oli nagu mõjunud inimestele ja edasi, siis mul on siuke natukene teistsugune küsimus, et kas me saame seda ära siit põlenud kütust või tuumakütust, kas me seda kuhugi suvalise planeedi peale ei saa saata või lihtsalt kosmosesse lasta lendu? Ikka saab ja seda ikka aeg-ajalt tahetakse proovida, aga üldjuhul, kuna on see risk, et see rakett meie atmosfäärist välja ei jõua, on teatud risk, et siis sellega ei taheta arvestada. Samuti on, kui sa lähed raketimeeste juurde ja ütled, et mul on väike pakike, siis nad ütlevad, okei, ei ole probleemi. Ja siis sa ütled, et tegemist on raske metalliga, mis on nagu väga tihe ja väga raske, siis väga kiiresti nad ei taha enam sinust mitte midagi kuulda, sest see energia hulk, mis kulub selle kosmosesse lennutamiseks, on lihtsalt väga suur. Aga see tuumajäätmete küsimus on tegelikult väga nagu tähtis. Seda on vaja läbi lahata, seda on vaja kõik need erinevad aspektid on vaja läbi rääkida ja uurida. Ja ma arvan, et meie hetkel ei vaata neid väga edevaid uusi tehnoloogiaid, aga kui teatud aja pärast on turul 4. generatsiooni reaktorid, mis suudavad põletada vanakütust, siis on ka täiesti võimalik, et see asi, mida meie kutsume radioaktiivseks jäätmeks või tuumajäätmeks, on tulevikus hoopis nimetatakse ümber ressursiks. Et
sinna kahjuks küll läheb veel aega ja meie väikse riigina ilmselgelt ei hakka seda ise rajama, aga kui see võimalus tuleb, siis on tehtav. Näiteks juba praegu, mis on tehtav juba praegu, mida me uurime, et vaadata, kas see on majanduslikult mõistlik, on see, et kasutatud tuumakütus töödelda ümber. Prantsusmaal Orano tehases La Hague'is on siis tuumakütuse ümbertöötlemise tehas. Ümbertöötlemise käigus siis võetakse sellest kasutatud kütusest välja need materjalid, mida on võimalik uuesti kasutada. Põhimõtteliselt 95% sellest tuumakütusest on ju see sama materjal, mis alguses sisse läks. Ja tänu sellele suudetakse ka vähendada esiteks seda kogust, mida tuleb ära lahendada ja samuti ka siis seda aega. Ehk siis enam ei ole vaja 100 000 aastat, vaid suurusjärk 1000 aastat, mis on vajalik selleks, et see radioaktiivsus väheneks. Et ümbertöötlemine on üks võimalus, aga selleks peab kindlasti uurima väga selle majanduslikke ja logistilisi ja juriidilisi ja igast muid võimalusi. See oli ka küsimus, mul tegelikult enne meelde tulnud, et seal on mingid huvitavad metallid ja asjad, et lihtsalt me ei saa lõpetada neid pummata maa sisse, on ju. Kuigi see kogus tundub ikkagi võrreldes selle kivisöe ja nende tuha ja asjadega ikkagi nii väike, mis siis 25 tonni vist oli aastas? See on jah, see oleneb, mis tehnoloogiast rääkida, aga see suurusjärk, et kui sa mõtled, et see ükskõik kuidas sa ei arvuta nagu, et see vahe on kuskil miljon korda, et erinevad tehnoloogiad, erinevad asjad, pole ime, et täitsa huvitav nagu mõelda, et tegelikult 25 tonni nagu lihtsalt tonnina on, see on põhimõtteliselt köömes, kus ma tellisin omale mingit suvalist, ma ei tea, kivi õue peale, ühe vanniga tuleb seal 15 tonni, et siis mõtlen nagu selle peale, et siis ei ole põhimõtteliselt mitte midagi. Minu jaoks ongi, need numbrid on nagu nii, ei ole mitte kunagi nagu, otseselt mitte ei ole huvi tundnud, aga ei ole nagu pidanud nagu huvi tundma. Et selle koha pealt see ettekanne on nagu päris äge, et need, jah, see on siuke, jah, minu jaoks nagu silma avardav, aitäh. No ma loodan, et noortel oli ka huvi ja kui siis tuleb küsimusi, siis saatke mulle teele ja eks ma siis üritan anda oma parima. Tegelikult selle üks mõte veel tuli, et see päikesele saatmine, et nad võiks seda tuumakütust sinna päikesele saata. Nojah, aga nagu me enne rääkisime, siis selle probleem on selles raketis ja et esiteks peab olema rakett päris võimas, sest seda kasutatud kütust, kuigi teda on vähe, siis ta on ikkagi väga raske. Et satelliit, ma ei tea, kui te olete S-Cube'i näinud, eks ole, et suur saavutus saatsime S-Cube'i orbiidile, siis põhiline asi oli see, et mure oli see, et kuidas saada see võimalikult kergeks, et saaks sinna võimalikult palju igast lahedaid juppe külge panna. Et tuumakütus on uraan, plutoonium, me räägime ikkagi ühtedest raskeimatest elementidest, et kaalub väga palju. Ja teine asi jah, et kui ta sinna atmosfäärist kaugemale ei jõua, siis naaberriigid võivad väga pahased olla. Too lihtsalt suvaline näide ka, et ma ei tea, 1 kilogramm või tähendab kui juba S-Cube'i tõsi, et siis S-Cube oli 10 cm korda 10 cm korda 10 cm, see kaalus 1 kilo. Et kui palju on umbes siuke samasugune kuubik seda materjali kaalub? See on väga huvitav küsimus. Ma just vaatan siin erinevaid andmeid, aga no, et 1 kuupmeeter on 20 tonni suurusjärk. Et ta on ikka raske, et pole midagi öelda. Et kui sa tahad endale mingit head ankrut või tahad endale näiteks hästi väikeseid hantleid, siis võid nendest teha. See on hea referents. Mul oleks ka veel üks küsimus. Riimo, füüsike, nii pane. Mul tegelikult on küsimus selle vee kohta. Et kui me räägime veest, siis auras me käime ka vees ujumas, aga auravesi ei ole nagu see vesi, mis on nagu sul pudelis või kraanist tuleb. Et kas siis tuumajaamades on ka nagu kergelt teist sorti vesi? Et see ei ole nagu päris see vesi, mis tuleks nagu kraanist või kuidas sellega on?
tuumajaamades on kindlasti teist sorti vesi, kui kraanist tuleb, sest kui sa, ma ei tea, mina kasvasin üles Lasnamäel ja meil tuli kraanist, me kutsusime seda kloorikokteiliks, eks ole, et omamoodi asi. Et tuumajaamas üks väga suur valdkond on veekeemia ja veefiltrid ja filtreerimine on väga suur teema, et vesi peab olema ülimalt puhas. Ma olin Soomes, kui veel nende oli nende esimene reaktor veel töötas, oli küll tükk aega tagasi. Nende esimene see katsereaktor, mis neil töötas ja sinna katsereaktori peale sai minna, seal oli selline metallist väike lavatis, kus sa said minna ja vaadata otse alla reaktorisse ja reaktor asus seal sügaval, kuskil 7 meetri sügavusel vee all ja siis nägid, kuidas reaktorid käivitati, kuidas siis see Tšerenkovi valgus, sinine valgus oli. Ja ma mäletan, et keegi tegi nalja, et lähme ujuma ja siis reaktori operaator ütles, et teate, et te võite ujuma minna, et selles mõttes teiega ei juhtu midagi, aga te rikute reaktori ära. Sest vesi on nii puhas, et kui te sinna sisse lähete, siis te põhimõtteliselt see vesi on rikutud. Et kuna vesi on nii hea varjasti, siis inimestega, kui sa just sinna alla ei sukeldu, siis sinuga endaga ei juhtu midagi, aga jah, vee sa rikud ära. Okei. Oota, ma korras, võib-olla ma ei mäletan, sa vastasid mulle kindlasti, et kas see vesi muutub radioaktiivseks, aga kui palju seal sa pead seda uut vett juurde tooma ja mis saab vanast veest? See on hea küsimus. Üldjuhul on seda, kui palju sa pead vett juurde võtma, sõltub sinu jahutuslahendusest. Ehk siis, kui sul on otsejahutus, mis tähendab seda, et sa võtad merest vett ja jahutad oma selle turbiinist tuleva auru kondenseerid ära. Loomulikult see ei ole kokkupuutel, vaid see on siis soojusvahetite kaudu. Ja siis sa juhid selle vee tagasi merre, mis on siis tõenäoliselt selline 10 kraadi soojem. Siis sul kulub väga palju vett, sellepärast, et sa pead, see kogus on väga suur. Et see suurusjärk 13 kuupmeetrit sekundis, suurusjärk 12 kuupmeetrit sekundis, midagi sinna kanti. Kui teha jahutustorniga, vahet ei ole, kas ta on siis aktiivselt sellised ventikatega agregaadid, nagu me oleme näinud suurte majade katustel, või siis on gradiir, mis on siis Iru elektrijaama kõrval selline suur torn. Kui teha gradiiriga või jahutustorniga, siis see veekogus, mis on vaja juurde võtta, on väiksem, et siis see on kuskil 0,3 kuupmeetrit sekundis, mis on vaja juurde võtta. Et siis sa võtad selle juurde ja siis mingi osa aurab ära, eks ole, et sa pead seda juurde võtta. See on suletud ring. See vesi, mis on reaktori sees primaarahelas, nüüd seda vett kogu aeg filtreeritakse ja töödeldakse ja see veetase on hoitakse konstantne, aga sealt väga palju sisse ega välja ei lähe, kuna see ring on suletud. Et me räägime ikkagi sellest sekundaarsest jahutusahelast, kuhu see põhiline osa seda vett vaja on, jahutusvett. Et see on ka üks põhjus, miks tuumajaama asukoha leidmisel alati vaadatakse siis kas mereäärseid piirkondi või siis väga suuri siseveekogusid, mida on võimalik kasutada jahutuseks. Ja see jahutusvedelik, see ei puutu otseselt kokku? Ei, see on samamoodi nagu praegu me Narvas või Auveres või kuskil mujal jahutame, et sul on põhimõtteliselt, kui sul on aur ja sa ajad auruga turbiini ringi, siis sul on see kondenseeritud aur vaja sul on vaja seda süsteemi maha jahutada selleks, et sa saaksid selle vee jälle normaalsel temperatuuril või kontrollitud temperatuuril tagasi siis sellesse katlasse saata. Et see samamoodi jahutus toimub ka Narvas, et siin me oleme kuulnud seda juttu, et mis siis juhtub, kui venelased lasevad selle paisu lahti ja alandavad Narva jõe veetaset nii palju, et Narva jaamad ei saa jahutusvett, eks ole. See on selline probleem, mis on kõikidel jaamadel, et kui sul jahutusvett ei ole, siis sa ei saa tööd teha. Sellega seoses, mul viimane küsimus on see, et kui me võtame selle algupärase või hetkel oleva siis jaama, et kui see ei saa nüüd vette, siis kui kaua läheb seal aega, et mingi jama tekiks? Või kui ruttu seda lihtne, kui ruttu saab selle seisma panna?
Sa mõtled praegu tavalist soojuselektrijaama või? Et see lihtsalt nagu ei pane kütust juurde ja põhimõtteliselt. Ma arvan, et suhteliselt kiiresti saab selle jaama seisma, et see ei olegi nagu probleem, et seal ei ole nagu, see probleem on selles, et sa ei saa nagu aktiivselt toota elektrit, et see probleem tekib pimendatud inimeste kodudes. Ei, seda küll, aga tuumaelektrijaamas? Tuumaelektrijaamas samamoodi, et sa lükkad need kontrollvardad sisse, eks ole, see toimub hetkega ja ahelreaktsioon peatatakse ja siis on sul see jääksoojus, mida sa pead eraldama, aga jääksoojuse jaoks ei ole sul vaja siis seda turbiinijahutus või siis sekundaarjahutussüsteemi, vaid sul on siis selleks omad basseinid ja omad ohutussüsteemid. See oli see ühe megane asi, jah? No see on põhimõtteliselt, et eks see langeb ajas, eks ole kogu aeg, aga lihtsalt see 1 mega on lihtsalt selline hea asi, mida meeles pidada, et ta sinna kanti ta langeb päris kiiresti ja siis sealt edasi ta väga kiiresti ei lange. Et see on ka pigem niisugune oht, mis on nagu pigem nagu, ma ei taha öelda, et puhutakse üles, aga ei ole päris nii keeruline. See oleneb tehnoloogiast, sest näiteks kui me võtame Zaporizhzhia või siis suured elektrijaamad, siis seal on konkreetne nendel on vaja aktiivselt jahutada, ehk siis nendel on vaja väga pikka aega aktiivselt seda vett sealt läbi pumbata. Tänu sellele, et need jaamad on nii suured, nad on lihtsalt nii, see soojusvõimsus on seda nagu palju suurem. Et kui ma räägin sellest 1 megavatist, ma räägin, et see kehtib selle väikese 300 megavatise elektrijaama puhul. Et suurtes jaamades, eks ole, see võimsus on kordades suurem ja nad vajavad aktiivselt, nad peavad sealt aktiivselt vett läbi pumpama ja nendel on selleks valikud on võrk, et kui võrk lastakse õhku, siis on diiselgeneraator ja kui diiselt ei ole, siis on natukene aega on sul akusid, et sa saad nagu, need akud on mõeldud selleks, et kui sul diiselgeneraator ei käivitu, siis sa saad veel nagu, sul on paar hetke aega, et seda parandada. Aga põhiline tagavara on seal diisel. Et ma arvan, et on väga hea see, et kui ma ei eksi, siis neil on mingi nädala jagu diislit varutud Zaporizhzhias näiteks. Et nad saavad rahulikult sellega kütta nii kaua, kuni siis võrk on taastatud jälle. Okay. Selge. Liivika küsib, mis on kõige suuremad ohud? Kõige suuremad ohud? Vot see on hea küsimus, et mis tähendab suur, mis tähendab oht, aga ma arvan, et sest sa võid mõelda, sest kui sa mõtled riski peale, et risk on tõenäosus korda tagajärg, et sul võib olla väga suur risk, kui sul on väga suur tõenäosus või sul võib olla väga suur risk, kui on väga suur tagajärg, aga ta ei juhtu nii tihti. Et ma arvan, et kõige suuremad ohud on tegelikult ikkagi inimlikud ohud, et kui inimene teeb midagi rumalasti, et siis see on nagu kõige ohtlikum, et kui sa muudad juhised või muudad protsessi või kuidagi sekkud sellesse nii-öelda ohutussüsteemide töösse, et see on nagu see koht, mis on nagu ohtlik. Keegi küsib, et kuhu Eestis üldse reaktorit ehitada saaks. No meie paar aastat tagasi tegime eeluuringu selleks, et üldse selgitada välja, kas Eestis on üldse kohta, kuhu saab ehitada. Ja meie leidsime siis mõned asukohad. Meie vaatame hetkel 2 asukohta, üks on Viru-Nigula vallas ja teine on Lüganusel, Aidu ligidal ja need on need kohad, mida me arvame, et on nagu võimalikud. Aga Eestisse, kui otsustatakse tuumajaam rajada, siis see rajatakse siis riigi eriplaneeringu käigus, kuhu siis asukoha valiku põhimõtteliselt teeb riik. Mis on nagu, kui sa juba sellest rääkisid, mis on nagu põhilised kriteeriumid, mis sul nagu vaja on peale selle, sul võiks nagu mingi suur veekogu kõrval olla? Et mingist sobib või vähe? Seal on palju asju, eks ole. Üks asi on see, et veekogu või vee võimekus. Siis on elektriliinid, ehk siis sul peab olema võimalik ikkagi seda elektrit nagu viia võrku, sest seda elektrit on palju. Siis on sul vaja mingisugust taristut, kas raudteed või maanteed või sadamat, et transportida asju. Suurlinnadest üldjuhul
tahaks piisavalt kaugele, aga samas piisavalt ligidale, sellepärast et võib-olla sa tahad keskkütet teha, siis see on nagu hea variant. Et need tegureid on nagu palju. Pinnas ka, et ehitusgeoloogiliselt Eestis on olemas sellised, kutsutakse murdekohad või sellised, et nendest teatud, on teatud kaugus, et kui ligidale üldse vaadatakse. Et meie oleme selle eeltöö ära teinud, asukohad nagu enda jaoks tuvastanud, mida me arvame, et on perspektiivsed. Riik teeb seda sama tööd ka, ehk siis riigi või siis valitsuse tuumaenergia töörühmal on alamtöörühm, mis on siis selle asukoha töörühm, mida juhib siis Rahandusministeeriumi inimene, et nemad tegelevad ka samuti sellega. Okei. Kas on kellelgi veel mingit küsimust või laseme Kasparil minna? Ja endal ka. Kuule, aga vist ei ole. Nii et minu poolt eelkõige suur tänu, Kaspar, et sa viitsid meiega 1,5 tundi siin aega veeta. Et väga lahe ettekanne. No mul on hea meel, et meeldis ja ma loodan, et noortel ka tekkis mõtteid ja küsimusi ja võib-olla te saate siis uurida ja puurida neid teemasid ka niimoodi minuga koos, kui tahate, või siis oma ette, kui tahate vaadata, et kas see, mis ma rääkisin, vastab ka teistele allikatele. Alati olles hea insener, siis kontrolliga allikaid. Aga jah, väga meeldiv ja eks me võib-olla räägime veel tulevikus. Jah, aga suur tänu sulle ja saad toimetama minu oma koduseid asju. Aitäh. Selge, nägemist. Nägemist. No nii, ma ei tea, kas on kellegi mulle mingi küsimusi hetkel või paneme selleks korraks siis seminari, või võtame selleks korraks seminari ära, et hullult tahaks veel tegelikult Enefit Greeni ka siia ühele seminarile, et uurida ka nagu riigi seda nagu teist poolt, sest nagu me Igor ja Kareli jutust või Kaspari jutust teada saime, siis meil see taastuvenergia osa on tegelikult üsna väike ja ma ei tea, kuidagi mingid plaanid on nagu teha, et aga tahaks lähemalt nagu uurida, et kus ja mis need plaanid on. Et või kellelgi on veel Enefit Greeniga või mõne muu sihukese sektoriga mingit head kontakti või inimest, kes arvavad, et võiks olla nagu tugev rääkida, siis võite julgelt mulle teada anda. Aga on kellelgi mingid küsimusi? Roman, kuna eelvoor toimub? Veebruaris. Täna on 1. detsember. Täna on 1. detsember. Ja, sa lubasid midagi nagu? Ma lubasin öelda ja, et kuna mis ja kellega, aga ma ei seal kõiki vastuseid, nii et ma ei saa veel täna välja öelda kahjuks. Selge, siis me jääme su kirja ikkagi ootama. Jah, see jääb mu kirja ootama. Aga tegema sellega, jah. Mul on ka üks selline ettepanek ühe seminari osas veel, et võib-olla võiks lastele ka sellist võimalust pakkuda, et mis nad nagu ikkagi, need tuumaasjad, need on kõik sellised suured teemad, et lapsed ise võib-olla ikkagi ei saa sellesse nii väga panustada, et võib-olla selliseid igapäevasemaid asju kuidagi ka mingi seminari raames veel äkki jõuab mõelda, et mida me ise saame teha, et kust kokku hoida või mingeid selliseid mõtteid kuidagi lastega keegi võiks jagada ka. Aga kes see nagu olla võiks? Vot ma ei oska ka niimoodi kohe põmdi öelda. Ma saan aru küll, mis sa mõtled, et loomulikult nagu First Lego oli selles mõttes nagu lahe, et sa võid lahendada ülemaailmse probleemi või siis teha mingi hästi pisikene muudatus on ja, või siis nagu iganes teenus, mis iganes asi, et jah, aga mõtle, mis see sihuke, sest jah, olgem ausad, me oleme hetkel räägime nagu pigem nagu elektrienergia, ütleme energia siis nagu tootmise seisukohast. Okay. Aga selles mõttes need kaks seminari on olnud, aga just seda, et kust nagu kokku hoida, taastoota, jah. Just täpselt, et äkki me näiteks ka ise tegelikult saaksime siin ma ei tea, ala koolimajas midagi kuskilt tegelikult targemini toimetada. Jah, selles mõttes, et see on täiesti nagu vaadata ka, et alguses enda
noh, ütleme enda kodust on ju, siis enda ümbruskonnast, koolimaja, linn, mis iganes on ju, ja siis järjest nagu kaugemale minna, aga mõtle, kuidas seda nagu suunata hästi, seda mul praegu hetkel nagu väga hea otsust ei ole, et võib-olla peaks listi kirjutama. Et äkki mõtleme koos välja mingi siukse hea nagu. Ja mõt just täpselt, et võib-olla listi, äkki on kellelgi veel tekkinud selline mõte või selline vajadus. Just. Et lapsed on ikkagi väiksed ja noored, ütleme just paljud ju, et nad ikkagi tahavad natuke lihtsamate asjade üle, nad ju hea meelega mõtlevad midagi, aga võib-olla need on niisugused suured teemad, et siis nad tunnevad, et nad ei oska võib-olla või ei julge nii suurelt mõelda, aga et niisuguseid väikseid asju nad ju kindlasti oleksid valmis mõtlema. Võib-olla tõesti, tegelikult on meil neid ju gruppe olemas mitmeid erinevaid, kuidas need näiteks mingid läbi oma tarbimiste mingeid asju nagu kokku hoida, kaasa arvatud elektri tarbimise ja asjad, et võib-olla võikski mingi siukse inimese otsida, kes räägib nagu mingist kogemustest ja võib-olla sealt tekib mingisugune idee, algatus näiteks, et millest mida edasi mõelda, jah, see ei ole üldse paha mõte. Jääksoojuse teema tegelikult, et see on ikkagi ka, meil kindlasti tekib kuskil ka praegu seda jääksoojust, mida me ei oska mõelda. Näiteks eelmine kord, ma arvan, et lapsed ei olnud eelmisest seminarist see, et näiteks need samasuguse või need, ma ei saa nüüd öelda, kas või arvutist tekib kui suur jääksoojus, eks ju, et kuidagi. Või duširuumi veest või mis iganes. Ja just täpselt, jah. Okei. Aga jah, me võiks tegelikult selle täitsa edasi põratada. Et ma panen seda omal kirja ja ma arutan siinpool ka, et mis, keda või mida võiks veel nagu niimoodi võib-olla välja kutsuda. Tõesti. See on hea point. Nõustan. Aga kui rohkem hetkel küsimusi ei ole mulle, siis aitäh, et meiega olite ja tahaks öelda uute seminarideni nii kaua või siis kui varem ei näe, siis ilusat aasta lõppu ja ilusaid pühi. Aga ma loodan ikkagi veel koht varem ka. Ja, aitäh. Aitäh.